Tervitus, Merike ja numbrite keel. Ja vaatame täna siis juba homseks valmis siis sellise asja nagu lubasin. 12. augustil 2026 on täielik päikesevarjutus ja lõvis. Mina ise olen numeroloog, aga ma toon siia astroloogilist aspekti ka sisse, seepärast et on nii huvitavad ajad praegu. Ja praegu on siis tähtsad küsimused siis sellised, et kes ma olen ja milles elu ma enam mängida ei taha. Ja te kindlasti seda kõik tajute, et selline elekter on õhus. Ehk siis 12. augustil 2026 ehk siis homme, kui sa vaatad nüüd homme seda, siis see on täna, toimub siis Lõvi märgis täielik päikesevarjutus. Ja minu jaoks ei ole selle varjutuse kõige olulisem küsimus see, et mis täpselt välismaailmas juhtuma hakkab, vaid palju olulisem küsimus on nüüd see, et mida me hakkame enda sees märkama, meie kõik. Ja nii nagu, kui te nüüd sattusite vaatama, siis 20. juulil tehtud videot, kui sa ei ole vaadanud, siis soovitan minna vaatama, et siis hakkasid siin energiad väga usinasti kõik tööle meie kasuks kellel me, kõigil tegelikult meie kasuks ja, sest mõnikord ei alga suur muutus sündmustest, ta algab tundest ja tundest et midagi, mis veel mõni aeg tagasi sobis, ei sobi nüüd. Te tajute seda väga hästi, saate siia kommenteerida ka. Ja töö võib olla sama, kodu võib olla sama, suhe võib olla ka sama ja inimesed meie ümber võivad olla samad, aga me ise ei ole enam päris samad. Ja sellepärast võib lähenev periood tuua väga erinevaid sisemisi reaktsioone meile kõigile. Mõni inimene võib tunda rahutust, mõni võib äkki väga selgelt tajuda, et ta ei taha enam jätkata samamoodi, nagu ta on seda siiamaani teinud. Ja mõni asi, mida oled aastaid täiesti rahulikult talunud, võib hakata sind ärritama. No õigemini juba ärritabki, ma arvan. Ja mõni kohustus, mille kohta oled alati öelnud muidu teen, või siis muidugi teen ära, võib tunduda järsku väga raske. Ja mõni unistus, mille oled enda sees aastaid tahaplaanile pannud, võib uuesti pead tõsta. Võid vaadata oma tööd ja küsida, et kas olen veel mina, kes siin töötab, kas on unistuse töökoht. Ja kui sa vaatad seal oma suhet, siis sa mõtled, et kes sina päriselt selles suhtes oled. Ja kui vaadata oma kodu ja võid siis ka vaadata seda sellise pilguga, et kas ma tahan siin veel elada. Ja vaadata ka oma sissetulekut ja küsida, et miks ma olen nii kaua nõustunud sellise palgaga, nagu see on. Ja vaadata oma päevakava ja mõelda, kas on tõesti see elu, mida sa tahad elada. Sellised küsimused võivad olla praegu päevakorras. Ja just siit tuleb selle varjutuse siis suurim küsimus, mida te kõik hakkate tajuma siin väga aktiivselt. No õigem tegelikult tajume juba, et millist rolli ma enam mängida ei taha. Ja lõvi sümboliseerib siis suures mõistes nagu lava ja seda kohta, kuhu me astume, et olla nähtud, märgatud ja hinnatud. Aga lõvi ei räägi ainult avalikkusest, esinemisest või tähelepanust. Et lõvi räägib tegelikult siis meie individuaalsusest, et kes me siis päriselt oleme, meie südamest ja meie loomingulisest jõust, meie õigusest olla see inimene, kes me tegelikult tahame olla ja kes me oleme. Ja võib-olla just sellepärast võib see periood olla nii tugevalt tuntav siis meie kõigi elus, sest me kõik kasvame ja muutuvad meie tõekspidamised, tulevad uued kogemused, muutuvad eesmärgid, väärtused, piirid ja meist saab tasapisi uus inimene. Lihtsalt aeg on selline. Aga väline elu ei jõua selle muutusele alati kohe järele. Me võime käia endiselt samas töökohas, suhelda samade inimestega, rääkida samadel teemadel, kanda sama rolli ja püüda rõõmustada nende asjade üle, mis meid kunagi rõõmustasid. Aga ühel hetkel tunned, et selles rõõmus on midagi väga võltsi. Ehk siis inimesed, kes ümber on alati olnud, enam ei tundu need õiged inimesed. Ja mitte sellepärast, et minevik oleks vale, vaid sellepärast, et inimene, kes seda elu kunagi valis, ei ole enam päris sama inimene, kes seda elu praegu elab. Et ehk siis sina oled nüüd tajumas seda väga tugevalt, et see kõik, mis oli, see enam ei pruugi olla nii mugav. Nii tekib siis selline sisemise inimese ja välise rolli vahel pragu, ehk siis praegusel hetkel kõige suurem. Alguses väike, siis järjest suurem ja kuni ühel hetkel ei ole seda võimalik enam ühegi maskiga varjata. Ja just sellele lõvis toimuv varjutusvalguse annabki siis meile kõigile. Ta ei pea tingimata midagi hävitama, ta pigem näitab ja ta asetab meie ette sellise peegli, kus me siis justkui peaksime igaüks küsima iseenda käest, et kus ma ennast vähendan, kus ma olen ennast kokku surunud ja kus nõustun vähemaga, kuigi olen sisemiselt juba valmis enamaks. Eks kui nüüd väga tahta väga peeneks minna, siis on need väga paljud räägivad ja mina ka aeg-ajalt räägin ikka 3D ja 5D.
perioodidest või nendest sagedustest, et kus sa siis oled ja kus oled jäänud vanasse rolli ainult sellepärast, et teised on minuga sellisena harjunud ja kus elan endiselt selle järgi, mida minult oodatakse, mitte selle järgi, kes ma olen. Ehk siis see on see koht, et kui sa peaksid aru saama, et kas sa elad kellegi teise elu, kas sa täidad kellegi teise unistusi ja lõvi asub siis sümboolselt vähi ja neitsi vahel ja vähk siis sümboliseerib pere, juured, sugulased ja kuuluvus ja neitsi on pigem siis töökohustused, igapäevane kooselu. Ja nende vahel siis see lõvi, mis nüüd siis homme aktiviseerubki. et aga kus olen mina? Kes ma olen ilma ametinimetuseta? Kes ma olen ilma ema, isa, abikaasa, partneri, lapse või töötaja rollita? Kes ma olen siis, kui ma ei pea kellelegi midagi tõestama? See varjutus räägibki õigusest olla ise selline, nagu sa oled. Kõlab päris crazy'lt, onju, aga päris okei minu meelest. Ja mitte selline, nagu teistel on mugav sind näha, mitte isegi selline, milliseks oleme ise harjunud ennast pidama, vaid see inimene, kelleks oleme tänaseks saanud. Kunagi sobinud riided võivad ühel päeval kitsaks jääda. No kitsaks või siis mitte enam sobida, vaid see on muutunud. Ja kunagi unistuse töö võib muutuda kohustuseks ja kunagi turvaline suhe võib vajada täiesti uusi reegleid. Ja kunagi oluline eesmärk võib kaotada tähenduse. Ja see ei tähenda, et sa oled minevikus teinud midagi valesti või vale valiku. See tähendab lihtsalt, et sa oled edasi kasvanud. Ja mida me selle perioodi jooksul siis tunda võime? Ehk siis selle varjutuse mõju ei pruugi alata nüüd kohe homme hommikul, täpselt põmm, ma ei tea, mis kell. Tegelikult oli seal ka kuskilt, kuskilt on teada ka kellaaeg, aga kui ma nüüd õigesti mäletan, oli see vist äkki 17 millegagi. Ma võin puusse panna, aga mõned esimesed vihjed, kokkusattumused ja taipamised võisid hakata ilmuma juba see kevade perioodil. Kevadel ka ma tegin teatud videod selles suunas ja eriti siis ka mai keskel ja siis see 10. juuli oli väga aktuaalne. Soovitan veel vaadata seda videot. Ja mõni idee võis tulla nagu mööda minnes, mõni inimene võis ilmuda lihtsalt sinu ellu, ei tea kust. Ja mõni teema hakkas korduma. Ja võib-olla mõtlesid esimest korda tõsiselt töövahetusele, võib-olla kolimisele, õppimisele, ettevõtlusele, suhte muutmisele, oma hinna tõstmisele või lihtsalt sellele, et tahad elada teisiti. Ja kevadel sa ei pruukinud võib-olla veel mõista, et mida see kõik tähendab. Ja nüüd võivad erinevad pusletükid hakata kokku minema. Ehk siis võid nüüd siis üks-kaks mõelda selle peale või aru saada, et nüüd saan aru, miks see olukord juhtus. Ja nüüd sa saad aru, miks see vana teema jälle tagasi tuli. Ja miks sa seda inimest kohtasid. Ja mõni inimene võib teist tunda väga suurt energiat, teine vajab võib-olla rohkem und, vaikust ja kolmas muutuda väga emotsionaalseks. Ja neljas võib tunda, et ta ei taha enam kellegi nõu kuulda. Ja kõik see võib olla osa ühest ja samast protsessist, ehk siis vana identiteet hakkab lahti laskma. Ja aga siin on üks oluline tähelepanek, ehk siis varjutus toimub lõuna karmilise sõlme piirkonnas ja lõunasõlm seostub siis minevikku juba kogutud kogemuse vanade mustritega. Ja seetõttu võib tekkida väga tugev soov midagi korraga ära lõpetada. Et sul võib tekkida selline tunne, et nii, kõik mul aitab. Tšau. Ja või siis see, et sa viskad kõik korraga minema. Või siis see, et sa lihtsalt astud uksest välja. Ja see tunne võib täiesti aus olla. Aga see ei tähenda, et iga lõplik otsus peab sündima kõige tugevama emotsiooni hetkel, et minevik võib olla nagu kohver, millel pole enam sange. Ja me tahaksime selle lihtsalt minema visata. Aga enne tasub siis vaadata, mis seal sees on, ehk siis millise kogemuse tahad sa kaasa võtta, mida sa oled õppinud ja milline osa sellest loost on sinu enda tarkus. Ja sellepärast tasub varjutuse ümber vältida liiga järske lõplikke samme ainult hetke emotsiooni ajel. Ja samamoodi tasub olla ettevaatlik suurte impulsiivsete ostudega just nüüd sellel perioodil, eriti kui nende taga on soov kellelegi midagi tõestada või kellegi teisega sarnaseda. Ja Pluto veevalajas toob siia veel ühe tugeva teema, sellise nagu ebajumalate kadumise. Me võime hakata nägema inimesi, keda oleme idealiseerunud palju realistlikumalt. Ehk siis see, keda sa enne vaatasid alt üles, vaatad, et okei, seal polegi midagi erilist.
ja mõisteti inimene, kelle elu me oleme kadestanud, on lihtsalt tavaline inimene. Et kallis auto ei tee kedagi sisemiselt väärtuslikumaks. Et suur jälgijaskond ei tähenda automaatselt õnne. Ja et kellegi teise elu kopeerimine ei anna meile tema sisemist kogemust. Ja võib-olla on see tohutult vabastav. Saavad lihtsalt justkui silmad. Sest siis ei pea meie ka olema enam täiuslikud. Me oleme päris. Ehk siis see on nüüd see periood, kus sa hakkad aru saama, et sa lihtsalt oled. Mina ka lihtsalt olen. Ja selle perioodi kõige tugevam energeetiline mõte on siis meie kõigi jaoks see, et mina olen, sina oled ja tema on. Ja kui näiteks ma lõpetan lause, et mina olen, siis mis sellele järgneb, ehk siis kui sina nüüd mõtled ka selle peale, et nüüd selles versioonis, et mina olen ja kui sa lõpetad lause, et kas ma olen liiga vana, kas ma olen väsinud või siis ma olen inimene, kellel ei vea ja ma olen see, kes peab kõigega üksi hakkama saama. Väga populaarsed laused, eks ju. ja mina olen see, kes ei saa rohkem raha küsida või ma ei ole seda raha väärt. ja siis ka see, et võib-olla mina olen see, kes ei ole armastust väärt või mul pole armastusõnne. Mõtle selle peale korraks, kuidas sa ennast tunned, kuidas sa endale räägid lugu. või siis on hoopis see võimalus, et sa ütled, et ma olen piisav. Ma olen oma elu looja. Ma olen inimene, kellel on õigus kasvada, muutuda. Ma olen inimene, kellel on õigus oma meelt muuta. Ma olen valmis võtma vastu rohkem. Ja selle perioodi afirmatsiooniks võiks olla see, et mind on piisavalt, mina olen oma elu looja. Ma võin luua seda, mida soovin ja veel enamatki. kõik tulgu minu kõrgemaks hüvanguks. Siin ma muidugi ütleksin ka seda, et kui teil on soovi, siis kirjutage kaasa oma lause siia kommentaaridesse, kuidas sina seda endale räägid. aga ikka see positiivsem pool, eks ju. et, et ma olen valmis võtma vastu rohkem näiteks või mina olen oma elu looja. aga oluline ei ole lihtsalt sõnu korrata, oluline on neid uskuda. mind on piisavalt, tähendab, et ma ei pea kõigepealt kellekski teiseks saama, et väärida paremat elu. ja numeroloogiliselt siis, kui liita kuupäev 12.08.2026 kokku, siis saame 21 ja siis 3. ja seega see kuupäeva põhivibratsioon ongi siis 21 ja 3 vibratsioon. ja see viitab siis eneseväljendusele, suhtlemisele, loomingule, nähtavuse ja kasvuga. ja 3 võib siis siduda Jupiteri põhimõttega, laienemisega ja 21. kusjuures need, kes on siis mu analüüsi saanud ka, siis ma alati viitan, et see on siis meedia, Youtube, TikTok, Facebook, mida iganes. kui sa tegeled mingi loovusega, siis see on see koht, kus sa saaksid näiteks avadagi oma kas Youtube'i kanali või teed hoopis oma mingi grupi või mida iganes. ehk siis kõik on võimalik. ja lõvi ütleb siis siin sellel perioodil siis see, et ole nähtav. ja number 3 siis ütleb seda, et väljenda ennast ja Jupiteri sümboolne printsiip ütleb seda, et suurenda seda, mida soovid kasvatada. ükskõik, mis see siis ka ei oleks teie jaoks. ja kui kasvatad hirmu, võib hirm muutuda suuremaks kui kasvatad usku, suureneb julgus. kui annad energiat loomingule, võib looming kasvada. kui annad energiat konfliktile, võib ka konflikt paisuda. ja see päevanumber siis homme 12 võib õigemini 21 taandub siis 3-le ja üks seostub siis päikese ja mina energiaga ja 2 siis kuu energiaga ehk siis tundlikkus, suhted. ja sümboolselt on see väga ilus selline sõnum, et kus päiksevarjutuse ajal siis kohtuvad päike ja kuu ehk siis väline mina ja sisemine mina peavad hakkama liikuma samas suunas. ja seega võiks siis selle kuupäeva üldse võtta niimoodi kokku, et kui sa mõtled, et kes ma olen, siis millise struktuuri pean muutma ja kuidas hakkan oma uut mina väljendama ja kasvatama. ja vaataks nüüd siis kõik sodiaagimärgid ka läbi. nüüd läheb väga huvitavaks. ja ma palun teilt siis sellist asja, et enne kui ma sodiaagimärkide juurde lähen, et pange siis siia need ajatemplid.
ja ma tean, et siin mul on abilisi juba minu meelest, kui ma ei eksi, siis ka isegi kaks, et sa võid saada panna siis kõik sodiaagimärgid sinna, ma olen sulle väga tänulik. ja, ja kui sa soovid, siis pane lihtsalt see oma sodiaagimärk, mis siis nüüd on sinu oma. ja siin ma olen siis kombineerinud ka astroloogia ja numeroloogia kokku selle info, mis siis praegu meid kõik mõjutab. ja kui sa enda kohta tahad numeroloogiliselt teada, siis selleks on www.numbritekeel.ee. Mina tegelen ainult konkreetselt numeroloogiaga, kuna mind tohutult astroloogia ka huvitab, siis ma kombineerin seda informatsiooni, sest ma olen ise väga innustunud seda lugema. nii, jäär. süda tahab rohkem elu. ja see siis, millest ma hakkan nüüd rääkima, sodiaagimärkidest, siis kõik see, mis nüüd kulmineerub siis homme, aga see mõjutab meid mingi periood. ja jääre jaoks toimub varjutus 5. majas ja see on sinu märgi suhtes toetav ja harmooniline energia. 5. maja on väga lõvilik maja ja see on eneseväljendus, armastus, romantika, lapsed, looming, hobid, inspiratsioon, rõõm ja kõik see, mida teed südamega. ja seepärast võib siis jäär nüüd jõuda ühe väga ausa küsimuseni sinu puhul, jäär. kas minu elu laseb mul päriselt olla mina ise? ja kommenteeri siia ka, kas oled seda pikemat aega tundnud. sa võid vaadata oma suhet ja mõelda, et kas saad seal ennast vabalt väljendada. kas sul on lubatud olla selline, nagu sa oled? või oled hakanud ennast partneri kõrval väiksemaks tegema, vaikima, vältima teemasid, muutma ennast mugavamaks? varjutus ei tähenda automaatselt suhte lõppu, aga kui suhe on muutunud väga jäigaks, võib olla vaja muuta selle reegleid, rääkida ausamalt, tuua tagasi lähedust, muuta rollijaotust või mõista, et mõni suhe on oma ülesande tõesti täitnud. ja 5. maja on ka südamemaja, et seetõttu võib Jaar nüüd väga selgelt tajuda, mida süda tegelikult tahab, ehk siis sinu süda. ja kas tal on hea sinu praeguses suhtes, siis südamel ja kas sul on ka hea sinu praegusel töökohal? ja kas sa üldse teed veel midagi ainult sellepärast, et see sulle rõõmu valmistab? see on oluline küsimus, sest Jaar võib olla harjunud liikuma eesmärgilt eesmärgile, teha, saavutada, võidelda. aga see periood nüüd küsib, et millal sa viimati lihtsalt rõõmustasid. lastega seotud teemad võivad muutuda väga oluliseks sellel ajal nüüd hetkel ja kellegi jaoks võib see tähendada lapse sündi või siis lapse planeerimist või siis lapselapse tulekut. kellegi jaoks olulist sündmust täiskasvanud lapse elus, kellegi jaoks muutub suhe lastega üldse hoopis teistsuguseks. ja sa võid järsku mõista, et lapsed on suureks saanud. Neil on omad sõbrad, huvid ja elu. ja siis tekib ruum küsimuseks sinul siis nüüd, et mida sina nüüd oma eluga teha tahad. ja mõnikord on inimene nii kaua olnud lapsevanema rollis, et unustab enda teised osad ehk siis iseenda. ja nüüd võib hakata tagasi tulema sinu loov, mänguline, kirglik sina. ja loominguline eneseteostus on väga tähtis praegusel perioodil. hobi võib hakata kasvama, võid saada idee, mille tahad muuta tööks. võid hakata kirjutama, õpetama, esinema, looma, käsitööd tegema või ehitama midagi, mis on päriselt sinu oma. ja siin tuleb teine elus on siis ka see, et sinu elu võib vajada mitte kosmeetilist remonti, vaid sellist ka kapitaalremonti lausa. ehk siis, kui vundament on vajunud, ei piisa uuest tapeedist, see on hästi näitlik. kui juhtmestik on vana, ei aita ilus lamp. kui torud lekivad, ei lahenda uus vannituba probleemi. sama kehtib ka sinu elu kohta. kui sa tead, et mingi eluvaldkond on sisuliselt läbi, ära kuluta kogu jõudu sellele, et see väliselt veel natuke ilusamalt välja näeks. võib-olla vajab süsteem ümbertegemist, siis sinu elusüsteem. sinu elujõgi võib vajada puhastamist prahist, mis on aastate jooksul kogunenud. vanad pettumused, poolikud projektid, kohustused, mida keegi enam tegelikult ei vaja, suhted, mida hoiad ainult harjumusest. mõtted, et sa ei saa või praegu pole õige aeg. ja jäära puhul mõjutavad seda olukorda siin ka Saturni ja Neptuuni teemad. ühelt poolt vundament ja vastutus, teiselt poolt tunne, unistus ja sisemine kutsumus. ja see võib olla nagu vesi, mis aastate jooksul kivi kulutab. mõni probleem ei tekkinud eile, ta on vaikselt kogunenud. nüüd saad seda lõpuks näha. ja numeroloogiliselt siis seostan jäära valitseja Marsi 9 energiaga
ja 9 tahab midagi lõpule viia. Ja päeva see 3. energia annab inspiratsiooni ja uue idee. See tähendab seda, et ära ainult tunne, vaid tegutse. Aga tegutse siis südame, mitte viha hoo pealt. Ja jää ära soovitus selleks perioodiks siis on see, et vali see, mis paneb sind päriselt elama. Ja ära oota luba armastada, luua, mängida, alustada. Sinu uus elu võib alata väga lihtsast küsimusest. Praegusel perioodil siis, mida sa teeksid siis, kui sa ei kardaks, mida teised sellest arvaksid või arvavad? Ehk siis see teiste arvamus. Nii nagu ikka, eestlaslikult, eks ole. Aitäh teile, Jäärad. Võtame siis sõnni järgmiseks. Sõnn. Kodu, perekond, õigus luua endale uus turvatunne. Ja sõnni jaoks toimub siis varjutus 4. majas ja see on kodu, pere, vanemate, juurte, kinnisvara, elukoha ja sisemise turvatunde valdkond. Ja sõnni jaoks võib see periood olla väga praktiline, ehk siis kas kolimine, remont, kinnisvara ostmine, müümine, üürileping, pere suurenemine, kellegi väljakolimine, uue peremudeli loomine. Võid tunda, et tahad muuta füüsilist ruumi enda ümber. Pane kommentaaridesse, kas sul on praegu see päevakorras. Ja praegune kodu võib olla jäänud liiga väikeseks, liiga suureks, liiga lärmakaks, liiga kaugele või lihtsalt ei tundu enam sinu moodi. Ja see ei pea tähendama, et homme pead kolima, aga mõte võib muutuda väga konkreetseks. Ehk siis homme, 12. augustil. Ja mõnel sõnnil võib olla käsil vaikne migratsioon. Sa lihtsalt tajud, et järgmine eluetapp vajab teistsugust keskkonda. Kodu ja kinnisvaraga võivad kaasneda ka dokumendid, remont või varasemate otsuste uuendamine. Eriti tasub vaadata tagasi umbes 9 aasta taha, mis sul siis toimus. See võib praegu siis tulla ka siia esile. Kui ostsid siis kodu, võib nüüd tulla remont, müük või järgmine kinnisvaraost. Kui kolisid, võib tekkida uus kolimisring. Kui alustasid perekondliku eluetappi, võib see nüüd muutuda. Aga 4. maja ei ole ainult majaseinad, ta on ka emotsionaalne kodu. Ja siin võib siis sõnn hakata vaatama väga ausalt oma perekondlikke suhteid. Kas perekond on koht, kus saad olla sina ise? Või koht, kus sinult oodatakse lõputult ühte ja sama rolli? Kas oled inimene, kelle poole kõik pöörduvad? Kas oled harjunud aitama, kandma, lahendama, hoolitsema? Ja kas perekonnas kasutatakse vahel sinu kohusetunnet või süütunnet? Sa ju alati aitad. Kes siis veel teeb, kui mitte sina? Pere on ju kõige tähtsam. Jah, pere võib olla väga tähtis, aga kas sina oled selle pere liige ja sinu elu on samuti tähtis? Sellepärast võib siis sõnn jõuda väga olulise sisemise piirini. Olen oma perekonna heaks palju teinud. Nüüd pean ma osa energiast suunama enda tulevikku. Ja see võib tähendada tööle keskendumist, karjäärile, õppimisele, oma suhetele, oma suhtele, enda tervisele või lihtsalt õigusele mitte olla alati kõigi probleemide lahendaja. Ka paari suhe võib siin muutuda. Mõni sõnn võib otsustada suhte ametlikuks muuta, luua ühise kodu või pere. Teine võib mõista, et on oodanud liiga kaua, et suhe muutuks millekski, mida see tegelikult ei taha olla. Võib tulla ka lahkumineku või eraldi elama asumise teema, mitte tingimata draamana. Pigem ausa äratundmisena, et ma kulutan siia energiat, aga see ei loo enam midagi. Ja uraani pikaline mõju on sõnnile juba aastaid näidanud, et turvalisus ei tähenda tingimata muutumatust. Mõnikord tekib uus turvalisus alles pärast seda, kui vana struktuur muutub. Ja numeroloogiliselt on sõnni valitseja Veenuse sümboolne number 6. Ja 6 räägib kodust, armastusest, hoolimisest ja ilust. Ja augusti 8 lisab siis Saturni teema teile, et siis piirid ja vastutus, samamoodi raha, turvalisus. Ja küsimus on ka see, et kas sinu hoolimine on jätkusuutlik. Ja kui hoolitsemine tähendab iseenda kaotamist, ei ole süsteem tasakaalus. Ja soovitus teile on see, et loo endale kodu nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt, kus sa ei pea oma päris olemust väiksemaks tegema. Vot selline lugu teiega. Ja kommenteerige ka siis siia, milline olukord teil praegu väga aktuaalne on. Mis on muutunud 20. juulist siiamaani? Mis on olnud umbes 9 aastat tagasi? Kaksikud. Lõpetada edasilükkamine ja teha esimene päris samm. Kaksikute jaoks toimub varjutus 3. majas ja see on mõtlemine, suhtlemine,
dokumendid, lepingud, õppimine, transport, igapäevased plaanid, lähiümbrus, õed-vennad, väiksemad ettevõtmised. ja kaksikute puhul on üks kõige tugevamaid teemasid edasilükkamine nüüd sellel perioodil. ja võib-olla on sul mõni ülesanne, mida oled juba kaua ühest päevast teise tõstnud. ja see on kuidagi kalendrisse märgitud, see on märkmetes, telefonis, sa tead, et see tuleb teha, aga iga kord on midagi muud. täna pole aega. ma pole veel valmis, teen järgmisel nädalal ja sa kirjutad selle uuesti ümber ja ümber iga järgmisele päevale. ja see harjutus ütleb siis teile kaksikud üsna selgelt seda, et kui sa tead, et asi vajab tegemist, siis ära lükka seda veel kord edasi. sest mõnikord tuleb edasi lükatud asi tagasi just siis, kui selle lahendamiseks on kõige vähem aega. see võib olla näiteks mingi dokument, avaldus, leping, telefonikõne, vestlus, õppesse registreerumine, ametlik asjaajamine, juhiloa tegemine, võib-olla pikendamine, mingi valiku vormistamine. ja see on üsna praktiline tegevus, mida sa peaksid nüüd siis tegema. ja siin ei küsita ainult, et millisest elust sa 10 aasta pärast unistad, vaid küsitakse, et mida sa täna ära teed. eks kas täna, kui see video on üleval või siis homme, kui see nüüd on see 12. august, aga ühesõnaga nüüd sellel lähiajal. ja suur eesmärk võib olla kaugel. aga kui sa liigud iga päev kasvõi väikese sammu, oled aasta pärast hoopis teises kohas. ja kaksikute jaoks võib tulla näiteks uus õpiteema. sa võid hakata õppima midagi, mida oled ammu tahtnud või saada dokumendi, mis annab sulle uued õigused. sa võid avastada, et valdkond, mida pidasid liiga raskeks, ei olegi sinu jaoks võimatu. ja oluline on ka infokeskkonna muutus ehk siis see ümbruskond, kus kohas sa oled. võib tekkida uus teema, inimene või kogukond, mis hakkab sind intellektuaalselt väga tugevalt tõmbama. sa võid muuta oma arvamust mõnes küsimuses. vana veendumus ei pruugi enam sobida sinu tänaste eesmärkidega. ja see on üsna okei, kui see on nii. ja mõtteviisi muutmine ei tähenda, et minevikus oled sa olnud rumal. see tähendab, et sul on nüüd rohkem infot. ja transport on samuti oluline. sa võib-olla kas vahetad auto, teed võib-olla juhiload, pikendad neid, muudad liikumisviisi, ostad jalgratta, hakkad rohkem sõitma või muuta oma igapäevaseid marsruute. ja minevikust võib tagasi tulla näiteks mõni inimene, vana klient, endine kolleeg, sõber, äripartner, inimene, kes kunagi mõjutas sinu professionaalset teekonda. ja see kohtumine võib tuua tagasi ka hästi head sellised vanad ideed, mis vajavad nüüd natuke putitamist. ja võib-olla ei olnud selle idee aeg siis veel küps, aga nüüd on. ja samuti võid hakata üle vaatama lubadusi ja väiksemaid kohustusi. näiteks oled aastaid kedagi aidanud, vedanud, korraldanud või tema eest midagi teinud. ja nüüd saad aru, et see piirab sind. ja sul on õigus muuta kokkuleppeid. ja sul on väike või keskmine ettevõte näiteks, võib ka ettevõtluse struktuuris alata uusi etappe. kaksikute valitseja siis Merkuur seostub siis numeroloogiliselt number 5-ga ja 5 on liikumine, vabadus, info ja muutus. ja see 3 energia siis homme viitab siis väljendusele, kasvule, loovusele. ja see on ka väga liiguv kombinatsioon, aga selle kombinatsiooni varjukülg on selline hajumine. liiga palju tegevust, aga ei tee nagu mitte midagi ära. ehk siis 10 ideed, 15 plaani ja mitte ükski lõpuni ei viida. ja seepärast on siis soovitus teile see, et vali üks asi ja vii see päriselt edasi. ja ära küsi kogu aeg, et aga mida inimesed arvavad. vaid pigem küsi seda, et kas see viib mind sinna, kuhu ma tahan jõuda. üleüldse unustage ära see teiste inimeste arvamus, nad ei tea teie kohta kunagi mitte midagi. Nad ainult arvavad. ja pähk. uus sissetulek algab sageli uuest eneseväärtusest. ja vähi jaoks siis aktiviseerub siis teine maja ja see on raha, sissetulek, vara, oskused, anded, isiklikud ressursid ja eneseväärtus. ja siin võib tulla väga tugev ümberhindamine, mitte ainult küsimus, et kui palju ma teenin, vaid kui palju ma endale üldse luban. see on väga oluline vähid teie jaoks. ja vähk võib olla kaua hoidnud kinni töövormist või sissetulekuallikast ainult sellepärast, et see tundub turvaline.
ja sa tead seda süsteemi, tead inimesi, tead, millal palk tuleb, aga samal ajal võib sees olla tunne, et sa oled ammu võimeline enamaks. Kusjuures mul on palju vähkidest kliente olnud, kes räägivad ka seda asja täpselt nii. Ja noh, numeroloogiliselt me saame ju vaadata, mille jaoks sa siin tegelikult oled. Ja nüüd võib siis tekkida uus viis teenida, ehk siis nüüd on see väga aktiivne. Kaugtöö, töö iseendale, uus teenus, uus amet, hinnatõus, ettevõtlus. Ja võid hakata vaatama oma senist tööd ja küsima, et aga kus olen selles mina? Eks sa oled täiesti nagu ära kadunud juba sinna. Ja kas saan sellest tööst midagi peale harjumuse? Kas see kasvatab mind? Kas minu oskuste väärtus on siin päriselt nähtud? Ja mõni vähk võib mõista, et on aastaid endale rääkinud sellist lugu, et ma ei saa rohkem küsida palga osas siis, et keegi ei maksa seda ja mul on vähemalt kindel töökoht. Aga nüüd võib tulla hoopis teine mõte. Aga miks ma ei võiks proovida teistmoodi? Ja vähi puhul on oluline ka Jupiteri varasem liikumine läbi sinu märgi, ehk siis midagi võis eelneva perioodi jooksul ette valmistuda, võimalused, inimesed, ideed, sisemine kasv, aga alles nüüd võib hakata selguma, et milleks see kõik vajalik oli. Ja nagu pakid oleksid teele pandud varem, aga nüüd jõuavad need kohale, ehk siis sellised mõtted võisid sul olla väga pikalt juba kevade poole. Ja sa hakkad nägema, milline suund on päriselt sinu oma. Ja see periood puudutab praegu otseselt ka siis oste ja ka sinu vara. Siin tasub eriti jälgida, et sa ei ostaks midagi kallist ainult selleks, et oma väärtust tõestada. Sest lõvis toimuv varjutus võib väga tugevalt aktiveerida staatuse ja nähtavuse teema. Aga sisemine eneseväärtus ja väline staatus ei ole sama asi. Sa ei muutu väärtuslikumaks seetõttu, et sul on kallim auto, suurem maja, kallim käekott, parem käekell, suurem ametinimetus. Sinu väärtus on olemas enne neid asju. Siin räägitakse siis sisemisest väärtusest. Just seetõttu võib paradoksaalselt juhtuda, et kui sa seda päriselt mõistad, siis hakkab ka materiaalne maailm paremini sinu tegelikule väärtusele vastama. Ehk siis vähk võib investeerida iseendasse, õppesse, töövahenditesse, ettevõtlusse, tervisesse või millessegi, mis loob tulevikus rohkem sissetulekut. Ja teile on väga oluline selline üks mõte, et lase väiksemast lahti, et saaksid vastu võtta suurema. Ja vähivalitseja siis kuu seostub numeroloogiliselt siis number 2-ga ja 2 tahab turvatunnet. Ja see number 3 siis tahab teil nüüd sellel perioodil väga-väga palju energeetiliselt siis laienemist. Ja see aasta 2026 üleüldse meid kõiki mõjutab siis sellise alustamise energiaga. Ja sinu väljakutse on mitte oodata enne uut sammu täielikku garantiid, vaid mõnikord tuleb usk enda väärtusesse enne, kui väline tõestus järele jõuab. Ehk siis see sisetunne, kui sa tunned, et sa pead midagi nüüd tegema, siis palun tee. Ja samas ka see, et praegu selles perioodis on vaja ka panna paika siis oma hind. Et mitte ainult eurodes, ka selles, et millise käitumisega oled nõus, kui palju energiat annad ja millise elutaseme sa valid. Ehk siis enesehinnang on praegu väga oluline, vähikesed. Kommenteerige, mis teil teoks on. Mina tean, et osad vähid igastahes vaatavad praegu täiesti ametimuutuse peale. Ehk siis kui enne tegid seda ja siis sa vaatad, ohoo, ma võiks hoopis midagi muud teha. Vot, kommenteeri, kas sul on ka niimoodi. Lõvi. Jaa, ehk siis see varjutus on siis teie enda tähemärgis ja see on siis uue versiooni sünd. Ja lõvi jaoks toimub see varjutus esimeses majas ja sinu enda märgis. Ja see on kõige isiklikum võimalik koht, kus olla üldse saab olla. Ja see oled sina ise. Sinu identiteet, keha, välimus, eneseväljendus, isiksus, elusuund. Sinu viis maailmale öelda, et see olen mina. That's me. Ja sinu jaoks võib see olla tõeline pöördepunkt, võib tekkida tunne, et vana versioon sinust enam ei sobi. Ja sa võid muuta välimust, stiili, brändi, tööd, ametit, positsiooni. Ja seda, kuidas ennast teistele esitled. Võid otsustada, et ei taha enam olla inimene, kelleks kõik sind peavad. Ja siin on teise materjali väga tugev kujund, ehk siis kelleks sa tahad saada. Sa võid olla kuningas, võid olla kunstnik, võid olla ettevõtja. Võid olla hoopis keegi, kelle rolli sa varem pole endale lubanud.
ja küsimus ei ole selles, milline roll on parem, vaid küsimus on selles, et milline roll on praegu sinu oma. ja kui hoiad kogu jõuga kinni väiksemast identiteedist ainult sellepärast, et see on turvaline, ei jää suuremale ruumi. Ja sa ei saa lõputult seista ühe jalaga vanas ja teisega uues. Ehk siis te tunnete, et praegu aeg on just selline nagu ülemineku aeg, et sul tuleb valida. Ja see ei tähenda, et peab tegema ühe päevaga drastilise otsuse. Ehk siis ma räägin nüüd sellest kulminatsioonist, mis on 12. august. Ja sisemine valik peab muutuma selgemaks. Ja lõvi jaoks on väga oluline ka valge varese teema. Sul ei ole vaja olla teiste moodi. Kui sa oled teistsugune, ei tähenda see, et sa oled midagi valet või valesti. Võib-olla on just erinevus sinu tugevus ja sa võid jõuda punkti, kus sa mõistad, et ma ei pea ennast enam seletama. Esimene maja puudutab väga tugevalt teie välimust, ehk siis võid muuta riietumisstiili, soengut, kehaga seotud harjumusi ja seda, kuidas ruumi sisened, kuidas räägid, kuidas ennast positsioneerid ja teised inimesed võivad hakata sind teise pilguga vaatama. Ja see võib olla alguses isegi veidi ebamugav sinu jaoks või siis teiste jaoks. Sest kui sina muudad oma rolli, peavad ka teised muutma enda suhet sinuga. Ja see puudutab siis eriti lähedasi suhteid. Kui partner on harjunud, et sina oled üks teatud versioon endast, võib sinu kasv temas midagi käivitada. Ja kui hakkad rohkem ennast väärtustama, võib vana suhtedünaamika enam mitte sobida kokku. Ja kui muutud nähtavaks, peab partner sellega kohanema või siis tal on võimalus kohaneda. Ja kui ütled rohkem ei, peab pere õppima sinu uue piiriga. Ehk siis see on see koht, kus peaks hakkama rohkem ennast austama. Ja Jupiter lõvis suurendab kogu seda eneseväljenduse ja kasvuprogrammi. Ja see on väga oluline aeg küsida endalt, et mida sa enda kohta räägid. Kas räägid endiselt vanu lugusid ja sellised, et ma olen alati olnud selline. Ma ei oska, see pole minu jaoks, aga mis siis, kui see pole enam tõsi? Seepärast, et lõvi valitseja on siis päike ja numeroloogiliselt päike sümboliseerib number 1. Ja 2026 on siis ka kokku liites lõpuks siis number 1. Aasta energia sinu puhul võimendub uue mina teema seega väga eriti tugevalt. Ehk siis nüüd sellel perioodil. Ja päikese varjukülg on muidugi ego. Seetõttu ei ole eesmärk luua uut versiooni endast siis selleks, et teisi ületada või teisi paika panna. Et tõeline sisemine lõvi ei pea kedagi väiksemaks tegema, et ise suur olla. Ta lihtsalt on. Ja lihtsalt ta ei peida ennast. Ja sinu jaoks võib see olla tõesti selline tagasipöördumatu punkt. Täiesti elustiili vahetus. Ja kui oled endale kord ausalt tunnistanud, kes sa nüüd oled, on väga raske vanasse rolli tagasi pugeda. Ja teile selline soovitus, et ära küsi enam, kas sul on luba olla sina ise. Sa ei vaja enam seda luba, sa lihtsalt oled. Vaat, kirjuta siia kommentaaridesse, mis sinu elus praegu toimub. Kas sul on identiteedi muutus praegu käsil? Ja kui lihtsalt see sul läheb? Neitsi, võtame lonks vett. Nii, lõpetamine, enesele andestamine ja vana kogemuse muutmine tarkuseks. Ja Neitsi jaoks toimus siis varjutus 12. majas ja see on üks kõige sügavamaid majasid. Ehk siis minevik, alateadvus, lõpetamine, varjatud protsessid, taastumine, üksi olek, sõltuvused, vaimne areng, kõik see, mis seisab justkui meie selja taga. Ja Neitsi jaoks võib see olla periood, kus väliselt ei pruugi esialgu juhtuda midagi väga dramaatilist, aga sisemiselt teie sees toimub praegusel hetkel väga tugev selline ümberhindamine. Ja mõni roll, mida oled kandnud viimased 1,5 või 2 aastat, võib lõppeda. Muutuda võivad sinu motiivid, põhjuseks või põhjused, miks midagi teed näiteks. Ja see, mis tundus 2 aastat tagasi väga tähtis, ei pruugi enam tähendada sedasama. Ja see 12. maja on siis lõpetamise maja, siis astroloogiliselt. Ja lõpetamise hetkel on inimesel üks huvitav eelis, et see, et ta näeb kogu läbitud teed korraga.
ehk siis teil on praegu see siis käsil ja sa võid nüüd tagasi vaadates väga selgelt märgata, et siin tegin vea, siin oleks saanud palju lihtsamalt ja siin ma pingutasin üle, siin proovisin kõigile meeldida ja siin võtsin enda peale midagi, mis ei olnud minu vastutus. aga selle varjutuse mõte ei ole ennast selle eest karistada, vaid vastupidi. Sest teistmoodi see tuleb siis neitsi puhul väga tugevalt sisse selline õigus eksida. sa ei pea olema steriilselt täiuslik inimene, nii nagu mõni neitsitest soovib teha. ja sa ei pea tegema kõike õigesti, sa ei pea kõigile meeldima ja mõnikord on neitsi liiga hea olemine isegi siis suur probleem. Et liiga hea siis jutumärkides. sa kohaned, oled mõistev, aitad, teed ära, annavad veel ühe ülesande, võtad vastu. keegi palub, sa oled alati olemas. ja lõpuks võid avastada, et sinust on saanud justkui uksematt, mille peal teised mugavalt jalgu pühivad. ja see ei tähenda, et headus oleks halb, et see tähendab, et headusel peab olema ka oma piir. ja Neitsi jaoks on väga oluline lause, muuda ennast ja jäta teised rahule. sa ei pea parandama kõiki teisi. sa ei pea õpetama inimest, kes ei taha õppida. sa ei pea päästma inimest, kes ei taha päästmist. sa ei pea kandma kogu süsteemi. ja vaata, mida saad muuta enda juures näiteks. mõni halb harjumus, sõltuvus, ületöötamine, enesekriitika, vajadus kõike kontrollida. see on ka väga selline huvitav. 12. maja võib tuua ka praktilisi lõpetamise, näiteks mingisugune projekt saab valmis, töö lõpeb, mõni kohustus kaob, võib-olla muudad elukohta hoopis. ja partneri töökorraldus muutub ja see mõjutab ka sinu elu. no mõni asi, mis on kaua kõrvupidi elus püsinud, ehk siis võib lõpuks lihtsalt lõppeda. nagu justkui varvaste peal oleksid kõndinud mingi aeg. ja sest see asi enam ei arene, vaid ainult tarbib sinu ressurssi. võivad esile tulla ka salajased või varjatud säästud, pärand või vara. eks mingi positiivne üllatus ka. võid otsustada kasutada midagi, mida oled kaua kõrvale pannud väga olulise eesmärgi jaoks. ja siin on oluline see, et sa ei lähe 12. majast esimesse tühjade kätega, ehk siis see 12. maja on lõpetamise periood ja siis sealt hakkab nüüd jälle otsast peale number 1 astroloogilises mõttes siis. sa võtad kaasa siis kogemuse, nagu kolimisel võtad kaasa mõned omad raamatud võib-olla või riided. aga sa ei pea kaasa tassima kogu vana maja. võtad tarkus, jäta koorem ja teie valitseja siis Merkuur seostub numeroloogiliselt ka 5-ga ehk siis sul liikumine. ja 12. maja ütleb, et enne uut liikumist tuleb vabastada see, mis hoiab kinni. ja te tunnete seda sellel perioodil väga tugevalt, ehk siis teil on siis selline soovitus sellele perioodile, et anna endale õigus olla inimene. õigus eksida, õigus muuta meelt, õigus lõpetada ja õigus mitte olla kõigi jaoks hea. Võtak, neitsid, andke märku, mis teil toimub, rääkige ära. jagage meiega. nii, kaalud, tulevik, kogukond, nähtavus ja sinu kogemuse väärtus. kaalude jaoks toimub varjutus siis seesama lõvi tähemärgis siis, mis hakkab homme 12. augustil, noh õigemini tegelikult juba mõjutab see ka meid. siis 11. majas ning moodustab sinu märgiga toetava aspekti. ja see on tuleviku suurte eesmärkide, kollektiivide, sõprade, kolleegide, mõttekaaslaste, vendade, õdede, publiku, kogukonna ja sotsiaalse realiseerumise maja siis astroloogiliselt ja seepärast võib kaalude jaoks hakata väga tugevalt muutuma tulevikupilt. ja sa võid näha võimalust seal, kus enne nägid takistust. mõni suur eesmärk võib hakata tunduma realistlikum või vastupidi, miski, mille poole oled aastaid liikunud, ei tundu enam üldse sinu oma. ja siin tuleb siis küsida enda käest, et kelle unistus see oli. kas minu vanemate, partneri, ühiskonna või lihtsalt pilt sellest, kuidas õige elu peaks välja nägema. õige elu siis. ja sellel perioodil siis võivad tulla teile mingisugused inimesed, sõbrad võivad näiteks muutuda. see toob uusi inimesi, see periood. mõni vana sõprus lõpeb loomulikult ja te lihtsalt ei liigu enam samas suunas. mõni uus inimene võib aga tuua väga olulise võimaluse, näiteks koostööpartner, mentor, klient, mõttekaaslane. keegi, kellega koos tekib sul idee
mida üksi poleks sa suutnud teha. ja kaalude puhul on oluline hoida tasakaalu suhetes kolleegidega ja kogukonnaga. kui tekib konflikt, võib kogu tähelepanu sinna minna ja kus on tähelepanu, seal on ka energia. sellepärast tasub siis küsida enda käest, et kas see vaidlus on päriselt väärt minu jõudu ja kas see on üldse sinu vaidlus. võib-olla lihtsalt hüppasid kampa ja jäidki kinni sinna võitlema kellegi teise pärast. ja praegu võiksid investeerida energiat sellesse, millel on perspektiivi, ehk siis uus õpe, uus amet, uus raha teenimise viis, uus suhe, uus projekt. ja see periood praegu siis võib tuua ka teile hästi tugevaid muutusi eraelus. mõnes traditsioonis seostatakse seda ka kordussuhte või uue suhtevormiga, võib-olla suhte parandamisele, aga väga tugeva loomingulise tegevuse mastaapimise teema ehk siis midagi, mida tegid seni enda rõõmuks, võib muutuda ettevõtluseks. ma tean, paljudel kaaludel on see värk ehk siis hobi, sotsiaalmeedia, õpetamine, nõustamine, kunst, käsitöö, kirjutamine ja sinu kogemus võib muutuda millekski, mida saab teistele pakkuda. ja teisest küljest on ka kaalude kohta väga tugev kogukonna sotsiaalmeedia kujund sellel perioodil. ehk siis tänapäeva maailm annab inimesele võimalus olla nähtav, ilma et keegi peaks talle lava andma. ehk siis noh, see nagu ma ütlen, sotsiaalmeedia on selle jaoks, no ka Youtube. sul on väga suur võimalus väljendada ennast täiesti teisel traditsioonilisel meetodil ehk siis luua, rääkida, jagada ja seda väljendust on võimalik ka monetiseerida. kõik sissetulek ei pea tulema füüsilisest tööst. intellektuaalne töö võib olla palju suurema väärtusega. sinu teadmised, meetod, süsteem, kogemus, idee, see, mida oled õppinud läbi oma elu. kui lood midagi intellektuaalset ja selle ümber tekivad õiged inimesed, võib sinu rahaline lagi tõusta. ehk siis lõppkokkuvõttes on see, et tehke oma hobist nüüd selline lisasissetulek. väga lihtne. ja kui sa mõtled selle peale, et kõik nišid on juba täis, siis noh, tegelikult ei ole. see on ainult sinu peas niimoodi kinni. ja sama teemaga tegelevaid inimesi võib olla tuhandeid, aga mitte kellelgi pole täpselt sinu kogemust ja see ei pea olema asendamatu, see peab olema lihtsalt kordumatu, see peab olema sina ise. jah, ja kaalude valitsev Veenus seostub siis numeroloogiliselt kuuega ja kuus on siis ilu, suhted, looming, väärtus, perekond, armastus enda vastu. ja see number 3 päeva energia, mis siis homme on siis eneseväljendus, loomingulisus, loomine. ja teie soovitus või teile siis soovitus selleks perioodiks on see, et ära peida oma kogemust ainult sellepärast, et keegi teine teeb midagi sarnast. oi kurja. jah, ärge mõelge niimoodi, palun, ärge sõltuge teiste inimeste arvamusest, olge teie ise, palun. vot, Skorpion. karjäär, staatus ja hirm suurema rolli ees. tere! ja Skorpioni jaoks toimub varjutus siis 10. majas ja see on karjäär, töö, staatus, maine, positsioon, saavutused, omand ja see, kuidas teised inimesed sind ühiskonnas näevad. ja 10. maja on nagu inimese elu ankeet ehk siis mis tööd sa teed, kas oled ettevõtja või palgatöötaja, mis positsioon sul on, kus sa elad, kas eluase on sinu oma või sa üürid, millised on sinu nähtavad saavutused. selle varjutuse ajal võib mõni selle ankeedi punkti muuta. kõige otsesemalt võib muutus tulla töös ja karjääris. ehk siis nüüd see kulminatsioon on siin 12. august, ehk siis kui sa täna vaatad, siis see on homme. aga see mõjutab meid ikka päris hästi. ja võid mõista, et oled oma praegusest ametist välja kasvanud, sa vajad suuremat vastutust, rohkem raha, suuremat rolli, uut ametit, oma ettevõtet. ja võimalik on tööpakkumine või võimalus, mille ees sa alguses ehmud, ehk siis midagi väga suurt. ja siin on teil väga oluline mõte see, et kui sa pead ennast millestki pidevalt eemale rääkima, võib see olla just sinu kasvukoht. kui pead ennast pidevalt veenma, et sa üldse midagi tahad, ei pruugi see olla sinu tee.
ehk siis see pakkumine, mis sul tuleb, võib olla esmapilgul selline natukene hirmutav, aga lihtsalt võta see vastu, sest teil tuleb mingisugune suurem pakkumine. ja sisetunne ja hirm ei ole siis sama asi. Et sinu sisetunne võib ütelda, et ei, see ei ole sinu jaoks, aga hirm ütleb sageli, et ma tahan seda väga, aga äkki ma ei saa hakkama. saate küll. ja siis hakkab mõistus leidma põhjuseid. praegu pole õige aeg, mul pole piisavalt kogemust, äkki läheb halvasti. ja praegune koht on ju turvaline, kus sa oled. tegelikult kuulge, võtke vastu. ja see on nagu uks, mille taga tead, et midagi sind ootab, aga sa ei julge linki alla vajutada. No nagu hambaarsti järjekorras näiteks see ei ole tegelikult päris see, mida ma praegu võrdluseks tõin. ja 10. maja ütleb siis teile see, et püha koht tühjaks ei jää. Et kui sina ei võta võimalust vastu, võtab keegi teine selle ja see ei tähenda, et pead igale pakkumisele jaa ütlema. aga ära ütle ka ei siis, kui see hirmutab sind. ja see periood praegu, see 10. maja energia, see toob sulle suuremat rolli ja ka rohkem vastutust muidugi. kui tahad suuremat sissetulekut, võib-olla rohkem ka vastutust. kui tahad suuremat mõju, võib-olla rohkem nähtavust. kui tahad rohkem kõrgemat positsiooni, tuleb teha rohkem otsuseid. ja sa ei saa võtta ainult kasvu meeldivat osa. Skorpioni puhul võib muutuda ka staatus isiklikus elus või omandis. mõni inimene võib sõlmida pika üürilepingu näiteks, oi, ma tean ühte skorpionit, kes seda just teeb. ja võib-olla sa rendid tööruumi, müüa ühe kinnisvara ja osta võib-olla teise, noh, investeerida kuhugi ja kolimisele võid mõelda. ma tean just skorpionit, kes hakkabki kolima. vot kommenteerige teie ka, et kas teil on ka eluasemega praegu mingi värk või töökoha vahetusega. ja võib muutuda isegi sinu suhtumine staatusesse ja tiitlitesse üleüldse, see, et kes sa oled. ja midagi, mida varem pidasid väga tähtsaks, ei pruugi enam tähendada sama. ja see periood siis, see Marsi energia siis numeroloogiliselt on 9 ja 9 lõpetab justkui mingi tsükli teie elus. ja see number 3 energia, mis homme siis energeetiliselt siis mõjutab meid kõiki, siis see annab teile kasvu, loovust, inspiratsiooni. ja see viitab siis sellele, et vana professionaalne versioon sinust peab lõpule jõudma, et uus saaks sündida. ja soovitus ka teile on see, et ära jää väiksemaks ainult sellepärast, et oled väiksemas rollis juba väga osav. vot nii, kallid skorpionid, kommenteerige, mis teil seal toimub. et jagage meie kõigiga. nii, ja kallid hamburid, alustame siis teiega. ja teil on siis selline asi nagu perspektiiv, kaugem horisont ja elu, millel peab olema mõte. hamburid üldse loomu poolest on sellised üsna liikuvad, on ju, kommenteeri siia, oled liikuv ja hamburi jaoks toimub varjutus 9. majas ning moodustab sinu märgiga toetava aspekti. ja 9. maja on sinu jaoks väga loomulik. perspektiiv, tulevik, kõrgharidus, õppimine, õpetamine võib-olla, välismaa, reisimine, võõrkeeled, juriidilised küsimused, üleüldse maailmavaade. ja üldse tuleb teil päevakorrale ka see, et mis on siis teie elu tähendus üldse. ja kõik, mis asub nähtava horisondi taga. sellepärast võib hambur hakata paljusid eluvaldkondi hindama ühe küsimuse kaudu. kas sellel on üldse mõtet? ja see võib täna olla täiesti normaalne. aga näiteks sellised küsimusedki, et mis saab edasi, kas siin on üldse kasvu ja suhe võib olla stabiilne, võib-olla liiga stabiilne isegi. aga kas liigume samas suunas? ja kas see, et kas projekt võib üldse raha tuua, aga kas tahan seda teha ka 5 aasta pärast näiteks. ja sa võid hakata loobuma ettevõtmistest, milles sa enam tulevikku ei näe. samas võib esile tulla karmiliselt oluline uus suund. mõni mõte või vajadus võis esimest korda tugevamalt ilmuda juba näiteks selle aasta kevadel. ehk siis võib-olla 17. veebruaril või sealt natukene edasi. ja siis oli see võib-olla ainult su tunne ja nüüd võib see hakata siis muutuma hästi konkreetseks. ja tasub meenutada, mida sa veebruaris tahtsid näiteks. milline idee sündis? millest unistasid? mida hakkasid uurima ja nüüd võib see saada materiaalsema vormi. võib tekkida soov saada uus haridus. vana diplom või eriala ei pruugi enam vastata sellele, mida tahad teha. ja võib-olla hakkad õppima võõrkeeli.
ma tean väga paari seda hamburit, kellel oli nii, et kevadel oli plaan minna ühte töökohta ja ma tean, et nad said ka selle töökoha. võib-olla sul täpselt samasugune värk toimunud, et on unistanud kevadel suurelt. võib-olla siis mõni alustab ülikooli või mingi pikema koolitusega ja üheksas maja siis meenutab seda, et mõned plaanid vajavad aastaid ja kui istutad puu, ei saa järgmisel nädalal võib-olla kohe vilja, õunapuu puhul näiteks. ja kui sa alustad näiteks kraadiõpet mingisugust või kõrgema kraadi saavutamiseks mingisugust õppimist, siis ei lõpeta sa seda ju kohe kuu aja pärast, aga see ei tähenda, et sa ei peaks alustama. praegu võib olla just õige aeg seemne külvamiseks. ja välismaja kaugused on teile tähtsad praegu, töö võib-olla teises riigis, reisimine, võib-olla online töö. tegelikult ma ei usu, et see on online töö, see on rohkem teises riigis. see on liikumine, kolimine, rahvusvaheline projekt, välisriigiga seotud dokumendid, kinnisvara teises linnas või riigis. kui sul on vara kaugel, võib tekkida vajadus sellega tegeleda. kui lapsed või sugulased elavad kaugel, võib tulla ühine oluline küsimus. samuti võib aktiveeruda partneri, sugulaste või teiste tema kaudu sinu ellu tulnud inimeste teema. ja üheksas maja võib tuua esile ka vanu dokumente, omandiõigust või pärandiga seotud küsimusi, mis on kunagi jäänud korralikult vormistamata. samuti puudutab üheksas maja ka lapselapsi. kellel on lapselapsi, siis mõne hamburi perre võib tulla lapselaps või toimub täiskasvanud lapselapse elus oluline sündmus. ja täiskasvanud laste isiklik elu võib samuti muutuda. ja sul võib üldisem tunne olla selline, et ma olen liiga kaua ühe koha peal püsinud. sa võib-olla nüüd hakkad tundma, et sa tahad rohkem ruumi, võib-olla oma latti tõsta, midagi horisondi taha. ja hamburi valitseja Jupiter on siis numeroloogiliselt 3 energia. ja samuti ka homne päev, siis see 12. august, millele siis see kogu videomaterjal on siis tähelepanu pööratud, on ka samuti 3. ja see viitab hästi tugevalt teie puhul nüüd sellele, et kasvule, õppimisele, perspektiivid, lootus. ja siin on ka see lugu, et Jupiter võib ka üle hinnata, et siin on väga oluline tähelepanek see, et unista suurelt, aga ehita unistusele tee. ehk siis hakka vaikselt pihta, et ära ainult jää unistustesse. Teil on vaja teha see esimene samm ära. ja vot niimoodi. ma vaatasin korraks kõrvale, seepärast et on üks väga tuttav hambur, kes unistab suurelt. ja vot teie hamburikesed ka, kirjutage siia alla. kaljukits, 8. maja, raha, jõud, uus väärtus. ja uus väärtus siis pärast kriisi äkki, ma ei tea, kellel on kriisiolukord olnud. ja see on üks teie siis astroloogilisemalt sügavam valdkond. ehk siis teil tuleb päevakorrale sellised asjad nagu ühised rahad, partneri sissetulek, laenud, võlad, maksud, kindlustus, pärand, investeeringud, passiivne tulu, toetused, pension, stipendium, ühine vara. ja samal ajal ka kriisid, psühholoogiline muutus, usaldus, intiimsus ja taassünd. ja seda 8. maja siis astroloogiliselt nimetatakse ka fööniksi majaks. midagi vana põletatakse läbi ja sellest sünnib midagi uut. ehk siis seepärast siis mõni olukord esialgu tundub teile väga kriisina, teie elu muutus, aga hiljem võib see siis selguda pöördepunktina. ehk siis rahaasjades võivad muutuda kokkulepped, partneri sissetulek, pere ühine eelarve, mõni laen näiteks lõpeb, mõni uus investeering tekib, võid saada kindlustusraha, toetuse, stipendiumi, pensioni, vanemahüvitise või tulu varasematest investeeringutest. ja mõni kaljukits võib osta maad, suvilat või kinnisvara mõttega jätta see tulevikus lastele. ja teil võivad tulla siis aktiivseks ka sellised päranditeemad, võib-olla mingi vara vormistamisega seotud asjad, ühise omandi jagamisega. ja teil võib tulla päevakorrale selline küsimus, et mis on siis minu oma ja mis on siis meie oma. või siis veel sügavamalt ka see, et mis on minu vastutus ja mis ei ole minu vastutus. ja teil võib tulla päevakorrale ka see, et te võib-olla võtate liiga suure koormuse.
et olete sellised tüübid, kes võivad kaua ja sitkelt kanda, aga sa võib-olla võtad liiga palju enda kanda. näiteks ka teiste rahalist vastutust, emotsionaalset vastutust, perekondlikku süütunnet, kohustusi, mida keegi pole sulle tegelikult andnud, aga mida sa iseenda peale võtad või oled võtnud. ja see varjutuse aeg siis võib aidata teil eraldada seda, et mis on siis sinu oma näiteks, mis on teise inimese oma ja, ja teil on sellel ajal nüüd praegu eneseväärtuse teema väga oluline ja te hakkate tundma, et siis tõesti, et mis on nagu sinu oma ja mis on siis teiste oma. Ja sinu väärtus ei kao sellepärast, et mõni vana struktuur laguneb, et vastupidi, kriis võib aidata näha, mis on päriselt väärtuslik sinu jaoks. sa võid sattuda olukorda, mis tundub sulle väga tuttav, nagu sa oleks justkui olnud seal juba ja justkui sa oled selle korra juba läbi elanud. eks teised inimesed, teised dekoratsioonid, aga sama tunne, see võib olla justkui teine võimalus, nagu uuesti käid läbi sellesama situatsiooni. mitte selleks, et sama uuesti läbi teha, vaid selleks, et seekord teisiti reageerida, teistmoodi lahendada seda olukorda. ja, ja teid siis mõjutab praegu täiesti numeroloogiliselt ka number 8 energia ja augustikuu on siis ka 8. energia ja varjutus toimub siis teie 8. majas. et teil on siis justkui kolmekordne 8 teema, ehk siis siin tuleb väga-väga päevakorrale siis vastutus, karma, raha, pikaajalised tulemused, võim, piirid. ja see ei ole selline kerge ja kiire energia, aga võib olla siis ka väga jõuline. ja soovitus teile on see, et ära vali ainult selle järgi, mis annab täna kõige kiirema leevenduse. vaata, millise elu loob sinu otsus 5 või 10 aasta pärast, millesse investeerida. võib-olla ka mingi uus töökoht hakkab ja ära usu, et pead jääma väiksemasse lihtsalt sellepärast, et väiksem on sulle tuttav. sa juba tead, milline väiksem elu on, nii et võib-olla oleks õige aeg võtta midagi suuremat ette juba. ja ma tean, et osad kaljukitsed siin tuttavad, kes mul on, siis neile sobib alati kõik see, mis on. aga hüppa suurem hüpe. Ott niimoodi, kaljukitsed, kommenteerige siia, mis teie elus toimub. jagage meiega. ma vaatan kella, väga pikk video tuleb täna, aga väga oluline video. veevalaja, partnerlus, vabadus ja otsus lõpetada võõra elu jooksmine. väga põnev. ja veevalaja jaoks toimub varjutus siis 7. majas ja see on siis paarisuhe, abielu, äripartnerlus ja lähedased siis üks-ühele suhted. kõik inimesed, kes seisavad meie vastas nagu peeglid ehk siis teie elus. ja 7. maja on mina ja sina, mina ja meie, mina ja nemad. ja seepärast võivad veevalaja suhetes tulla olulised muutused. mõni pikaajaline koostöö võib lõppeda, mõni uus algab, partner võib muuta tööd, elukohta, elusuunda ja see mõjutab samamoodi ka sind. või oled sina see, kelle muutus sunnib partnerit enda elu ümber vaatama. ja siin tulevad väga tugevalt siis päevakorrale, kui palju mõjutavad sinu partnerid sinu valikuid ja kui palju mõjutad sina nende elu. ja teil on siis praegu päevakorras siis eneseväärtuse teema ja sa võid olla inimese elus see, kelle kaudu sa hakkad enda väärtust teise pilguga nägema. ja võib-olla sinu kasv paneb hoopis seda sinu partnerit küsima, et kas mina olen enda elus piisavalt nähtav või sinu vabaduse vajadus toob temas esile siis ebakindlust. aga sa ei saa kogu elu ennast vähendada ainult sellepärast, et partner ennast turvaliselt tunneks. ehk siis siin on hästi tugevalt siis partneri ja sinu vahelised suhted, mitte ainult elukaaslasega, aga üleüldse. ja samal ajal ei tähenda see, et suhetes võib kõike teha ainult enda järgi, siis teie veevalajad. ja 7. maja siis nõuab praegu teil tasakaalu, mina, sina, meie. ja veevalaja teelel on väga oluline võrdsuse teema. ei päästja, ei päästetav, ei kuningas, ei teenija, ei õpetaja ega igavene õpilane, vaid kaks inimest, kellel mõlemal on õigus kasvada. ja mõnel veevalel on nüüd ees otsus, mida oled juba väga kaua kaalunud. pusletükid on justkui kokku läinud. ja nüüd tuleb siis valida, kas jätan selle pusle maha ja liigun edasi või kannan vana olukorda edasi nagu kividega seljakotti. ja siin on väga tugev võõra pagasi teema.
teiste inimeste nõuanded, nende kogemused, nende hirmud, nende ideed sellest, kuidas sina peaksid elama. On tuttav, jah? Ja kui ütled, et sul on probleem, tuleb sageli 10 inimest ja kõigil on lahendus sinu jaoks. Aga nemad ei ela sinu elu. Sellepärast on veevalel üks peamine ülesanne filtreerida, mis on sulle oluline ja võtta nõuandest see, mis on sinu oma ja jätta ülejäänu teistele. Ja see on sama nagu arvutis käivitatakse viiruse tõrje, vaadatakse, millised programmid on sinu omad ja millised lihtsalt süsteemi koormavad. Ja iga olukord, mis sind sel perioodil väga tugevalt käivitab, võib olla nagu punane lipp. Siin on midagi, mida pead enda jaoks läbi töötama. Mitte kohe hindama selle moodi, et mis on hea ja halb. Mõnikord saad alles hiljem aru, miks mingi kogemus sulle vajalik oli. Ja sinu laste elus võivad toimuda muutused, õpingud, töö, transpordiga seotud või suhtlusringkonnaga seotud. Ja täiskasvanud lapse suund võib muutuda ning sina pead võib-olla õppima rohkem usaldama ja vähem juhtima. Ja siis ka veevalele siis traditsiooniline valitseja Saturn seostub numeroloogiliselt 8-ga ehk siis vastutus, struktuur, rahateemad ja siis Uraani põhimõte toob siis teile vabaduse, ootamatu muutuse. Ja sinu suhete ülesanne on ühendada siis mõlemad, et vabadus ilma vastutusest põgenemata ja vastutus ilma vabadust hävitamata. Ja see on nii huvitav, veevaled on loomu poolest hästi sellised vabaduse tahtjad. Ja teile siis soovitus on see, et sa ei saa oma jooksu võita, kui vaatad kogu aeg kõrvalrajal jooksjat. Ela oma elu. Ärge võrrelda ennast teistega, ärge laske teistel ennast mõjutada ja nii edasi. Vot sellised lood teiega veevalajad. Kalad. Jaa, vot see on nii põnev. Mina olen ka kalad. Vaatame, mis siit tuleb meile täna. Ja kogu igapäevane elu vajab uut süsteemi. Kalade jaoks toimub varjutus 6. majas ja see on töö, igapäevased kohustused, rutiin, tervis, harjumused, töökaaslased, teenused, koduloomad ja kõik see, millest meie tavaline päev tegelikult koosneb. Ja kalade puhul võib see olla tohutult oluline, sest mõnikord ei vaja muutmist üks suur elu otsus. Muutmist vajab seda väikest asja, mis iga päev sinu energia ära söövad. Sa võid tunda, et ma olen kogu aeg hõivatud, aga kuskile ei jõua. Üks ülesanne, teine telefonikõne, 3. inimene, 4. kohustus, 5. pisiasi. Päev saab läbi, sa oled väsinud. Aga miski, mis sinu jaoks päriselt oluline, ei saanud jälle tähelepanu. Kas tunnete seda? Ja just seda 6. maja nüüd näitab. Töös võivad tulla väga konkreetsed muutused. Töökoha vahetus, uus meeskond, uus graafik, kaugtöö, projektipõhine töö, ajutine töö. Töö teistsugustel kellaaegadel, siis kui sina soovid. Uued ülesanded, mõne vana ülesande kadumine. Kui töötad iseendale, võid jõuda punkti, kus sa tajud, et sa ei saa kõiki asju enam üksi teha. Ehk siis sa võib-olla võtad assistendi endale, võib-olla delegeerid rohkem, automatiseerid rohkem ja lõpetad võib-olla teenuse, mis võtab palju aega, aga ei too piisavalt väärtust. Ja võib-olla muudad ka oma tööprotsessi, võib-olla hinnakirja. Ja see periood küsib, et mida ma teen ainult sellepärast, et olen harjunud seda ise tegema. Võib-olla sa ei pea enam seda tegema. Ja üks selle varjutuse põhiteemasid kalade jaoks on vabastada energia rasketest, rutiinsetest ülesannetest, et sul jääks jõudu selleks, milles saad päriselt ennast väljendada. Ja see on oluline vahe. Eesmärk ei ole mitte midagi teha, vaid eesmärk on teha rohkem seda, mis on sulle oluline ja vähem teha seda, mis lihtsalt sööb elu. Ja tervisega seotud teemad on väga tugevad siis sellel perioodil, et su elustiil võib hakata muutuma, unerütm näiteks, toitumine, sport, liikumine, töö, puhkerežiim, võib-olla lõpetad hilise magama mineku. Näete jah, vaatasin kella praegu hirmuga. Hakkad rohkem liikuma, kuulad oma keha ja keha võib hästi lihtsalt sulle öelda, et ma ei taha enam sellise tempoga elada, nagu sa elad. Ja seda tasub kuulata. Ja see periood siis 6. maja astroloogiliselt mõjutab seda, on seotud ka koduloomadega. Ehk siis see, et sa võib-olla võtad kellegi uue endale, väikse karbapalli ja olemasolev lemmik võib muutuda väga oluliseks.
või siis selle lemmikuga seotud mingid sündmused. võib-olla lähed võistlustele, võib-olla näitusele, võib-olla hoopis midagi muud. ja võib-olla näiteks, kui sa oled oodanud kutsikaid, siis sa võid need saada või kassipojad või mida iganes. ja samuti võivad muutuda inimesed ja organisatsioonid, kelle teenuseid regulaarselt kasutad. võid vahetada ilusalongi, spordiklubi, treenerit, arsti, assistenti ja mõnda muud teenusepakkujat. see võib tunduda pisiasjana võib-olla, aga kui hakkab muutuma terve sinu igapäevane võrgustik, on see tegelikult suur elustiili muutus. ja Lõvi 6. majas annab veel ühe olulise küsimuse sulle, et kas ma olen uhke selle üle, mida ma iga päev teen. mitte ainult oma ametinimetuse üle, vaid päriselt. kas sinu töö annab sulle tunnet, et lood midagi, millesse tahad panna oma südame? ja kui töö on muutunud lihtsalt raskeks rutiiniks, millest pead igal õhtul taastuma, tasub vaadata, mida on võimalik muuta. ja võib-olla pole vaja kogu ametit vahetada, võib-olla tuleb muuta hoopis töövormi, graafikut, meeskonda, ülesannete jaotust. ja kalade jaoks on oluline ka see, et augusti lõpus aktiveerub järgmine varjutuse etapp ja see on siis kalade märgis. ja seetõttu võib siis see 12. august teil olla alles ja mulle ka samamoodi alles protsessi algus. ja sa hakkad nägema, mida on vaja muuta, aga kogu pilt võib muutuda selgemaks järgnevatel nädalatel peale seda. ja kalade traditsiooniline valitseja Jupiter seostub siis numeroloogiliselt number 3-ga ja päevanumber on ka siis homme number 3. ja see on siis kasvuga seotud, loomingulisusega seotud, loovusega seotud. ja see ei ole siis meie puhul, kalade puhul, minu puhul, sinu puhul, tee rohkem. see pigem võib tähendada seda, et tee vähem, aga tee seda, mis päriselt loeb. ja soovitus siis teile, kalad, on see, et ära mõõda oma väärtust selle järgi, kui kurnatud oled päeva lõpus. väsimuse eest medalit ei saa. mis sa teed? ja kallid kalad, kommenteerige, mis teil siin päevakorras on. minuga väga hästi sünkroniseerub see. olen ka siin natuke mõelnud, nii et hoidke silmad lahti, mis kodulehel siis numbritekeel.ee muutub. sinna on tulnud ettevõtjatele kusjuures teenuseid. aga tuleb siis ka veel mentorluse osas ja nii edasi. ja, aga mis siis üleüldse nüüd see periood 12. august siis meile kõigile siis toob kokkuvõtlikult, on see, et me ei pea 12. augustil kogunisti oma elu muutma, aga meil tasub lõpetada enda ees teesklemine, et kõik on endiselt täpselt nii nagu varem. sest võib-olla ei ole, võib-olla sa valetad endale. ja võib-olla mõni inimene saab siin konkreetselt mingid näiteks uued võimalused, kas uus töökoht, uus suhe, kolimine, õppimine, uued raha teenimisvõimalused. ja võib-olla mõni teist ei muuda üldse mitte midagi. ainukene selline hea sõnum, mis siin on, et te hakkate tundma väga kindlalt seda, et te enam ei taha niimoodi, nagu te olete siiamaani teinud. ja see on juba muutuse algus. ja sest enne kui saab tekkida uus vastus, siis peab sageli muutuma ka see küsimus sinu sees. ja kõigepealt küsi endalt see, et mis sulle enam ei sobi. ja siis küsi seda, et mis sa tegelikult tahad. ja siis ka see, et mida sa saad teha nüüd ja praegu. ja need muutused ei alga suurest draamast, vahel algab see näiteks ühest telefonikõnest, võib-olla ühest kandideerimisest, võib-olla oma teenuseid ümber vaadata, võib-olla lihtsalt see, et sa ütled esimest korda elus välja, et ei, mulle ei sobi see. või siis vastupidi, mingi uuele pakkumisele ütled jaa, davai, proovime. võib-olla mingi vestlus, võib-olla ühest õhtust näiteks, kus lähed võib-olla õigel ajal magama. ja võib-olla selline päev, kus sa lihtsalt ei scrolli telefoni. ja siin tasub endal siis meeles pidada ka selliseid küsimusi, et millist rolli enam mängida ei taha. kus olen ma nõustunud vähem, aga kui tegelikult soovid. ja samas ka see, et ma soovitan teil kõigil mõelda selle peale, et kas sa elad oma seda tõelist elu, mida sa elada tahad, või sa elad kellegi teise elu. ja siin on ka üks väga oluline asi, et ära anna oma jõudu ära. ära anna oma partnerile, perekonnale, sõbrale, tööandjale. et kõik need võivad olla siis samamoodi ka internetile näiteks või meediale.
et siin on vaja siis sellist tunnetust, et ma tean, kes ma olen. Ja kui sa seda päriselt tead, siis pole sul enam vaja kõigile midagi tõestada, sa saad olla lihtsalt see, kes sa oled. ja samamoodi ka see, et sa võiksid mõelda seda sellise pilguga, et ma olen piisav. ma ei pea ennast väiksemaks tegema, ma ei pea oma valgust peitma. ma ei pea jääma sinna, millest olen välja kasvanud. ma võin muuta suunda, ma võin lõpetada, ma võin alustada, ma võin puhata, ma võin luua, ma võin küsida rohkem, ma võin öelda ei, ma võin öelda ja, ma võin olla nähtav, ma võin olla eriline, ma võin olla erinev. ja kõige tähtsam on see, et ma valin iseenda. ehk siis sina vali ka iseennast. vot see on selline uhke tunne. kui palju oled sina ennast valinud? kui tihtipeale sa elad kellegi teise elu või kellegi teise unistusi? vot sellised mõtted teile täna. ehk siis kommenteerige, kallikesed, siia, palju me oleme siin koos olnud juba üle tunni, nii et jaa, saagu siis olema see 12. august meie kõigi elus, nii et jõuate täna õhtul veel vaadata. ja muidugi tuletan meelde seda ka, et see mõjutab meid ikka siin üsna omajagu, et see on alles see energia, mis nüüd aktiviseerub. nii et edu teile kõigile ja uskuge olla need, kes te tegelikult olete. ärge andke siis teistele ennast mõjutada. mul lähevad juba suust sõnad sassi. ja tuletan meelde, kui numeroloogiliselt tahad ennast ka natuke uurida, puurida, siis on see numbritekell.ee. tšau, soovin teile kõigile edu ja julge olla see, kes sa tegelikult oled.